Nii, tere Discordi sõbrad! Oleme tulnud vaatama Birdie Bunch karikasarja 2025 teist ehk finaalringi Discord Express kanalil. Minuga täna kaasas Mikk Mõts. Tere kõigile! Ja vaatame kohe siin mängijaid. Ville Kivisilla. Esimene ring -14. Väga soliidne harrastajate layoudil. Ja teiseks mängijaks on meil Mart Meeru, kes samamoodi tegi väga hea alguse, skooriks -12 ja saab olema põnev näha, mis ta siis teine ring suudab kokku panna ja kas suudab ka Villele pinget avaldada. Ja Tartu poiss ka. Nüüd siin kolmandal kohal Asko Krais -12 samamoodi, et nagu näha siin tipus on ikkagi päris tihedad seisud, et tuleb kindlasti huvitav ring sellel pro layoudil. Läheb rabelemiseks. Ja neljas liiderpoolis siis Meelis Vist, samuti skooriga -12, nii et asi on ikkagi äärmiselt tasavägine, et mehed on teinud hea alguse. Ja, et siinkohas nüüd vaatame, kes järgmiseks tuleb. Urmas Oja, samuti 12 alla, tõesti väga tihe on see liidkaart täna, et kahe viski sees nad kõik seal on. Ville siin kahega eest, sükene, väga väiksed vahed. Tundub, et üsna skooritav rada, et päris kõrged skoorid nagu liiderpooli kohta. Ja, harrastajate layoudil on kuuldavasti jah, seal päris head skoorid. Nii, aga esimene rada on siis 163 meetrit, par 4 ja Ville siin läheb kohe tagantkäega avama. Rajal on ka OB, mille see peab nüüd kiirelt tagasi tulema. See ketas üles leiab. Jah, graafika näitab ka, et on OB-s. Mardil oli oluliselt raskem, et tagantkäega siit see ketas nagu üle minema saada, et OB on nagu rohkem mängus. Jah, tahaks kindlasti seda natuke laiemalt vist saada, aga samas eks näha ole, kuhu ta seal maandus, et äkki ta miskit on. Asko eestkäega. Askol on päris eestkäsi, et vaatame, kuhu ta jõuab sellega siin. No nii, ja tuleb. Ja, väga hästi tundub, seal. Platsi peal on vist see koht, kus tahaks ka olla, et hakata teist viset sooritama. Ja. No nii, Meelis neljandana. Samuti tagantkä valinud. Ja läheb üle. Tundub, et krutib ilusti. Mine. Ja lõi välja ka sealt vist kuidagi ennast. Tundus kaunis joon. Peame siin ära maininud, meie Mikuga veel Uut-Järvet ei ole jõudnud mängima, seega meil on siin tõsiselt ägene vaadata, et mida tehakse, kuidas tehakse ja kus tehakse. Avastamisrõõm, et kodutöö tehtud. Vaat seda, hüppab ka. Vau. Täitsa full flight vist isegi. No see on väga lähedal, jah. Mart üsna tundub, et siin nagu vanglasse jäänud, aga mingi koridorid on leidnud. Jah. Eestkäega teele ta saadab. Kõigest läbi, jah? No ütleme niimoodi, et... Natuke ramlih ikkagi. No jaa, aga putil ikkagi. Ville siin väga kiirelt sai pandud. Väike kikk ja jõudis sinna korvi lähistele, et parri pääste on võimalik küll. Aga tundub, et ega väga lihtsaid lähenemisi kellegi ei ole jäänud, et siin läbi metsa peab minema ja üsnagi sellised kõrged ja teravaisir nurgaga. No see oli väga hea vise oli see. Ja tundub, et päris hea algus, kui siin saab kohe ringist Birdit minna proovima. Vaatame, Askol on tõesti ideaalne koht, kuidas ta siit läheneb. No, pigem väga hästi või? Ideaalne, väga hästi. Mingi 5 peal. No nii, siin on meil siis samuti päris hea avadröövi ja lähenemine. Ja läheb mööda. Siin ikkagi vist on see nagu üks õige käpp on olemas, et esimesed, kes natuke puudesse kinni jääd, et neil tundus olevat raskem see. Jah, Mardil siit siuke päris keeruline putt ka vist natuke kaugemalt ja ringi algus, et natukene läks sealt mööda. Ville on ringist väljast tavalist taga ja putt ja kas? Parri pääste, natuke ei puudu. Esimene putt ka. No see on okei. Nii. Siit esimene Birdi võimalus. Keskendumine ja ilusti kott ja väga hea algus. Meelis vist võttis Birdi. Tundub nii. No nii ja järgmine Birdi. Vaatame, kus Ville päästab nüüd vist äkki pougid, kui ma eks ju. Ja, saab sisse. No võttis ilusti ära.
siuke putt on minu meelest ringi alguses väga hea sisse saada, et ega see comebacker tal ka tegelikult ju nii-öelda kõige lihtsam, et ikkagi 6-7 meetrit putti peale. Askol ka birdie, 3 birdit, 1 par, 1 bogey. Seisud jälle tihedamaks. Jaa, teine rada, 88 meetrit par 3. Ja tundub jah siuke, et jälle soosib siukest eestkätt või tagantki üle minevat. Ja vau, no väga hästi lõpetas see. Ja siit lähebki kohe Meelis tagantke turnoveriga. Kaarega. Väike puu järvel leidub. No mitte vähe. No nii. Tuleb ka eestkäju on veel. Kas see on natuke kitsas või? Jaa, aga sai läbi ilusti. Aga pikale putile jõuab. Jaa. Nii, Martin samuti eestkäega avamas on. Nii, kõrgemalt. Mis sellest saab? Okei, no jällegi siuke, Circle 2 putt, et võimalus on iseenesest. Villa nüüd tagant käega. Haiser keskele, otse ja pumm. No see on jah. Täiesti vastu toru. Wow. Pärast esimese boogit ilmselt päris hea siuke confidence booster saab joone peal tagasi. See oli päris napikas. Ääre pealt throw-in ja nii. Nii, Mardil ikkagi päris pikk putt ei. Aga polnud paha rand tegelikult, et see julge proov. Muidugi sellise nagu kui putt niimoodi Haiseris maandub, ta võibki seal natukene rollida ka, et nüüd Mardil on jällegi siuke parriputt on siuke test. No nii, Asko. Oi. Natukene kõrgele. Aga nüüd tõstab sealt sisse ära ja läheb eluga edasi. Oleks saanud kohe siin Villega, Ville võtab ka birdie, aga oleks saanud veel sammu lähemale. Nii, siit par. Mis Mart teeb? Väikene clean up veel on järel. Ja kõmm keskele. No väga mõnus. Siit hunnik parre ja 1 birdie. Jep, ja oleme jõudnud siis 3. rajale ja 3. rada on meil par 4, 124 meetrit, ehk siis natuke lühem par 4, tundub üsna puine ja vaatame Ville poolt näeme ka. No Ville läks ikkagi seda nüüd natuke nagu... Taguri annukat. Jaa, läks ründama ikka seda, et... Ei, aga kus on... Kas on putt? Okei. Pika ranni saab anda äkki. Jaa, no Villele meeldivad täpselt sellised putid. Jaa. Nii. Asko läheb vist lihtsamalt Haiserit. Ja. No siin tundubki, et siuke tagantke Haiser või kui rünnatada, et siis paremakäelisega eestkäega kuidagi siuke fleksiga. Et see läheb natuke laiaks. Jäi kuskile metsa. No nii, tuleb veel üks tagantkäisi lisaks. Millust Haiserist jälle läheb. Tundub, et mahub päris hästi. Viimane puu ikka võiks maaga lõigest. Seal keskel on vist okei olla küll, et tundub siukene pigem rutiinne lähenemine lihtsalt. Mart läkski nüüd eest käega, aga feidib ära sinna. Tundub forega ikkagi päris keeruline visad. Pigem küll, jah. Tihke tunnele. Siin on... Ossa. Üks koridor on ette juhtunud. On. Natukene Anhaiseris maha, aga... Vist enam vähem välja. No kuskile ta jõudis, jah. Siit ilusti keskelt vise ringi ilusti. Tundus vähemalt seda moodi. Mart siin lähenemas. Aga sai varakult puud. Tundus, et mingi pisike käpp oli, millele ta pihta lootis saada, aga napilt puud selle kettalennu seal lõpetas, et aga vähemalt ede keskelt. Ja siin nüüd läks natuke liiga otse peale, ei läinud, ei usanud laiaks ketast. Ja tegelikult natuke veel ka puttida, et saab siin puti soeks kohe algu. Nii, aga siit tuleb üks ülihea lähenemine ja ringis samamoodi. Asko vist läheb jump-putiga. Asko on jah, jump-putiga. Tundub muidugi distantsilt selline, et pigem äkki leiab, aga... Ja, pigem küll. No mingi puu tõi tagasi ka sealt. Päris hästi hästi sooritud. No nii, Villel tegelikult on isegi täitsa pigem on iigli proov. Vaata, mis saab. Kõmm. Come on. Vara natuke ära, aga noh. Ütleme nii, et kui mõelda, et on vasaku käega tagantke mängija, siis tundub päris
muljetavalt visad nii kaugele kui jõuda. Keegi seal vist Mart äkki tagant ütles ka, et vale käega viskas, et ma arvan, iga vasakukäeline mängija on seda lugematul arvul kordadel oma elus kuulnud. Ma arvan, et igal võistlusel ühe korra ikka. Nii. Üle alarauaga sees on sees. Sees on sees. Ja Ville võtab ka pördi. Pördi ilust, jah. Ja Asko võtab samamoodi pördi. Ehk siis minnakse siin suhteliselt sükselt sõbralikult edasi. Läheb juba rohelisemaks. No nii, rada 4, par 3, 82 meetrit. Vaatame siin Ville vasaku käega Haiserit. Kõrge kaarega. Ja tegelikult väga okei koht, seal on ju ikkagi kindlalt ringis sees. Tundub jälle siuke kõrge annuka kaar tulemas. Jaa. Aga päris puhas vise, kas natuke palju on Haiserit? No selle viske kindlasti on see kitsas koht see, et kui kõrgust natuke väheks jääb, siis see ketas suure tõenäoliselt see väikse katrolli nurga all maandub ja korvist kohe kaugemale rollib, aga pika proovi saab anda. Ja teine on see, et kui kõrgust liiga palju on ja nurka liiga vähe, siis feidib välja lihtsalt. Täpselt nii. Aga seal hetkel tundub, et see välja feidimine ei ole nii suur probleem, et sealt mingisuguse puti ikkagi leiab, et kõik sellel rajal vist, kui ma ei eksi, siis opsti natuke valus eksimus, aga sellel rajal vist äkki OB-d pole, kui ma eksin. Ei ole, jah. Et siis tegelikult see tagantkäega nagu on vähe julgem minna, et see peab jaa, absoluutselt, jah. Et lõppude lõpuks on see, et viskad ikka seda, mis mugavam on. Jaa, nii on. Nii, siin on nüüd korralik siuke scramble jäänud. Opa! Samamoodi nagu just eelnevalt mainitud, siis need tagurõnnukad kipuvad väikse siukse katrolli all maanduma. Et ta on päris keeruline saada ikkagi flatis maanduma. Mardilt siit päris huvitav proov selles suhtes. Tundus, et läks ikkagi rannima täitsa. Ikka. Mart ei lii appi ju. Ei. No nii. Korvi all. Vaatame, mis siit saab. Korvi uudan. Väga okei proov. Askol ka pördi putilusti. Mine. Oppa, kui hästi Asko. Korralik. Logo shot. No nii, väiksed keksusammud. Tuju hea. Nii, Villel ka. Pördi putt. No vasakukäelisena see rada tundub pigem selline, et tahaksid selle kätte saada ikkagi. Et mitte muidugi lihtne, aga pigem tahaks. Aga Ville ikkagi pärast esimest poogit on nagu käima saanud ennast. Väga hästi taastus sellest, jah. Nii, viimased veel tap-innid. Üks poogi, paar parri, paar pördit ja liigume edasi. Nii, ja meid ootab 5. rada, mis on siis par 3, 83 meetrit pikk. Tundub jälle siuke tummine metsakoridor. Ja vaatame, kuidas meie mängijad siis lahendavad selle raja. Nii. Tundub, et purjetas enne pikalt läbi, aga ringi ääres vist või? Pole üldse paha selles suhtes, kui siin puudest nagu mööda saad ja ringi äärde või ringi jõuad putile, siis on juba proov. See läheb küll nüüd kuskilt, purjetab täiesti X-teed. Tundus suhteliselt sarnane sellele Villejoonel, võib-olla ma eksin, aga läbi mingisugune salakäpp seal on või siis vaatame, kuidas teised mängivad. No teised mängivad natuke... See nüüd tuleb nagu seda õiget joont. Ja, ma mõtlen ka, et mingisugust... Ja päris okei tulemus ka. Puumaks oli makstud, jah. Täpselt nii. Mardi kaar. See sai varakult puu ja päris paha kiki tundus, et videgas võib-olla mõni teine puu äkki tõi tagasi ka, aga... Vaatasid, et Asko ja Ville läksid nii, et teed pidi. Jah, usaldas ka. Nii. Jah, jõudis ka kuskile puukikiga sinna poole tee peale. Aga mingi liin Mardil ikkagi on, et siin tegelikult parripääste on täitsa võimalik. Ja fleksib kuhu maha. No ups. Mingi võimaluse loob endale sealt, aga tööd veel teha. Nojah, saab proovida. Aga see oli ikkagi väga okei vise, kas see... Aga jällegi julge run, mulle meeldib. No pigem on äge jah, selles suhtes. Kas Ville kasvatab veel oma edu? Tundub, et mitte seekord, aga hea puu vähemalt või tagasi. Pigem oli hea puu. Askol võimalik võtta siit. Ja, siit oleks saanud väärtusliku stroogi tagasi Ville käest, aga mitte sellel rajal. Mardil praegu siin selle putiga oli natuke keeruline,
aga küll saab käima oma mängu. jah, et ainult 5 rada hetkel mängitud, siin on kõik on tegelikult väga lahtine ikkagi. Aga Urmas väga hea pördiga tegelikult. Väga hea pördi. Askoga viigis ja täitsa ilus pördi. Ütleme nii, et siin käib ikka korralik heitlus. Jah, seisud on väga tasavägised. Ja ma ütleks seda, et Marti ei tasu ka ja Meelis samamoodi ei tasu välja lugeda, et siin ütleme niimoodi, et kui keegi hakkab puid saama või keegi väga hästi läbi pääseb, et siis võibki täitsa niimoodi nende kasuks ka minna. Jaa. Ja jõuame 6. rajale, paar 307 meetrit, pigem tagantkäe rada. Vaatame, kuidas siin lahendatakse seda. Ilusti püsti ja nüüd feidib ka veel. Väga kaunis. Tundub väga hea. Kus on nüüd korv? Ja korv on põhimõtteliselt see samas ikkagi. See oli väga hea vise. Nii, Vilja läheb siit. Tundub forega ikkagi. Väike hüpe. Nii, tundub üsna sarnane joon, saab natuke isegi võib-olla skippi rohkem. Jaa, see oli. No ikkagi sinna mingisugune 7 peale äkki või? Järjekordne pördiputt. Nii, Asko siit läheb päris laialt. Kas ujub? Ei uju läbi kahjuks. Kahjuks mitte. Õnneks mingit väga paha kikki siit ei saanud praegu. Nii. Tagantkäega keskele, kus ketas hetkel, kas jõuab läbi ja jõudis läbi ja on täitsa putil ilusti. Mehed näitavad, et see rada on ikkagi lihtne. Jaa, täpselt nii, tegu ikkagi liiderpooliga. Nii Mart ka natukene sirgeks flippas kettaga. Ja ütleme niimoodi, et sealt on pigem parripidu, kui sealt hästi nüüd läheneda saab, et ega see ei ole ka nii lihtne sealt nüüd seda. Ja Asko siit mingisuguse taevannukaga. Väga okei lähenemine. Päris hästi sooritatud. Ütleme, putil ja võimalus on parvata küll. Just nii, Mardil ka ikkagi jälle väike välja astega fore, et kõige lihtsam, mis ei tundu. Annukas ka peale. Aga ilusti puudest mööda ja tundub, et täitsa seal korvi juures. Ja kas on esimene pördiproov? On. Ja kas on esimene pördi? On. Väga ilus. Väga ilus vise Urmaselt. Urmas neid isegi tõesti Askost veel mööda ja. Jah, kui hea putt seega. Samuti väga hea pördi. Nii, ja nüüd Askol päris oluline putt, ma ütleks. Ja pani sisse ilusti. Et siin Ville on põhimõtteliselt pullikas ja Urmas võttis pördi, et siin ei taha üldse jääda väga paljude visetega maha kuidagi teistest. Ja, tundub, et see on vist pro layout'iks, et ka siin tegelikult vähemalt esimeste radade puhul tundub üsna niisugune skooritav, aga muidugi on lihtne ka pahandustesse sattuda. Ja, no eks metsaradadel ikka. Aga 7. rada ja tegu on siis par 4-ga, kokku 175 pikka meetrit ja järjekordne metsatunnel, tundub, et ka Mando on raja peal, mis tuleb siis läbida. See läks päris hästi, kui päris lai oli, aga mahtused puude vahelt ilusti läbi ja Mando ohus enam ei ole. Ville siit ka ilusti natukene läheb vist palju üle, aga jäi siis seifi. No nii, ja tuleb ka järgmine. Kõmm. Tundub ka, et see Mando hirm võib-olla sunnib natuke mängijaid ka laiemalt mängima, et siis tuleb see parempoolne puuderägastik seal rohkem ka mängu. Ja kõik on läbi saanud siiamaani sellest. Ja hoitakse, nii. Ja läheb samamoodi laialt. Seal on kindlalt mingi haiser tee. Tuleb läbi. Kui hea ise ka veel. Päris hästi. Wow. Nii ja Mart. Tagant käega. Ja Mart läheb nüüd kitsamalt, nagu peakski minema. Ja see tundub nüüd siuke nagu julgem, et otse peale, et toob võib-olla küll natuke selle Mando rohkem mängu, aga samas on potentsiaalselt pikem distants. Jälle taga öeldi, et keegi tabas vähemalt, et see oli päris naljakas. Nii, et see eksis natuke selle viskega ja see ketas lõpetas kuskil päris kaugel vist. Tundub nii. Vaatame, siin on päris hulganisti neid lähenemisi, et nii, see tundub kaunis. Kas ta nüüd? Ja pidama ka kuidagi sinna. Jah, natukene tööd, aga ringiputt on tõsiasi. Ja nüüd Mart natuke madal, aga mine. Ja natuke ikka ronib, vist äkki saab proovida.
siit nüüd Meelis viskab eest käega ja täitsa okei tulemus selles suhtes, et ringis. Asko asjad Forega lähenemas. Natuke lühikeseks jäi. Mingisugune äkki 13 meetrit või? Kui ühed C2 on Asko juba siis uputanud, et äkki tuleb ka teine sinna arvele juurde. Päris äge oleks selles suhtes. Need on minu meelest alati ägedad putid ja nüüd Ville on siin sattunud kuskile täiesti sügavasse padrikusse. Aga liin on, aga ikkagi oksad selle viske maha võtsid. No ta tundus hästi keeruline koht ka selles suhtes ja nüüd tal on jäänud siin mingisugune, ma ei tea, ring 2 kuskil keskel äkki või? Aga ma usun, et Ville seda ründama läheb, et kindlasti. Mis siin saab. Natuke madal. Seekord natukene madal tõesti. Veel üks putt üle rauda, kas see äkki Asko? See Asko, jah. Ja siin... Aga ega ei ole selles mõttes ka lihtsad, et on niisugused omaga distantsi veel. Ikkagi ringi süke ääred. Ja Birdi väga hästi. Meelis võttis siin kogu pundilt võttis siin ikkagi viske. Vähemalt ühe. Ja Mart saab parri kätte ja Asko täpin ja samuti parri. Nii. Ja rada number 8, 79 meetrit, par 3. See on see vana hea kõrgendatud korviga. See vist äkki oli sellel vanal järve layoudil ka, see tuleb nagu täitsa tuttavat, aga... Ja siin on saarekas ka, aga see on ilusti seal alas sees. Saar on vist üsna suur ka, tundub. Jaa, et sihukest ütleme niimoodi, et ei tohiks ideaalis sellest mööda visata, aga kuna rada on nii lühike, siis ma arvan, et pikaks on päris lihtne visata seda. Aga tundub, et nii-öelda paremakäelisele mängijale on ikkagi nii-öelda seda tagantke haiser ruumi päris palju, et see elektripost võib-olla veits piirab, aga nii-öelda kes vähegi nii-öelda haiserjooni nagu eelistavad, siis neile peaks olema üsnagi siuke sobiv liin. Ma arvan, et see elektripost on nii kaugel, et see ei saa kuidagi mängu tulla, et kui just ei lähe mingisuguse driveriga, ma ei tea, mis visat tegema. Ja siit on nüüd siis 3+1, 4 parema käe, tagantkäe viset ja kõik on seifis. Nüüd on Ville kord, siis eestkäsi tundub ka loogiline valik siin. Jaa, vaatame. Läheb üsna kitsalt. Natuke kitsamat, jah. Äkki... Ja ka jääb, jah. Nii, et lõpptulemus päris okei, aga korv tundub ikkagi üsna kõrgele siin selle palgi otsa pandud, et see putt on ka kindlasti natuke välja kutsuvam kui mõnel teisel rajal. Nii, vaatame, mis siin tehakse nüüd siis. Üks pördi. Nii, olemas. Nii. Ja tuleb pördi 2 pördit. Vaatame, Ville tahaks ära lugeda. Jep, saab siit kätte. 3 tükki. Ja Asko, see nüüd ei tohiks siin olla väga midagi. 4 pördit ja 1 parr. Ütleme niimoodi, et siuke leadcardi vääriline on see asi. Aga tundub ka tõesti siuke rada, kust vist tahaks võtta, et ka leadcard seda näitab, et ikkagi valdavalt pördid siit võeti. Oleme jõudnud Frontline'i viimasel rajal, mis on par 3, 101 meetrit tagasi siukstes tummistes metsakoridorides ja kohe tehakse meile siin demo, et kuidas seda rada mängima peaks. Väga kaunis ise. Siin ei ole mitte midagi öelda, see täiesti ideaalne. Tundus tõesti kaunis. Nii, vaatame, kas Asko suudab jäljendada seda viset, natukene keerab üle oma ketta. Jah, selles suhtes reliis oli väga hea, aga tõesti ketas oli natuke liiga lahja selle viske jaoks. Aga jõudis päris okei koha peale tegelikult. Nüüd vaatame, mis Mart teeb. Mart viskab. Nii, kui nüüd tagasi tuleks. Peaks leidma tee. Aga sai vist mingi väikse kiki. Mingi kik sealt tuli. Ville eest käega võib-olla veits mugavam vise. Väike Anhaiser teele. Jah, jõudis isegi sinna korvi lähistele. Ja nüüd 1 tagantkäsi veel. Tundub, see on täpselt identne vise sellele, mis seal enne. Ja mõlemad on põhimõtteliselt meetri 2 raadius, kui lõpetavad. Täiesti ideaalsed visked. Mardil on väike lähenemine. Sooritab selle väga hästi. See on väga hästi tõesti, et siit võtab ilmselt parri ja Villel nüüd siuke jälle temalik proov, et vaatame, mis siit nüüd
Tundub hea. noh, Tundub ja hea on kotis, olemas. on kotis. No niimoodi, mis niimoodi viga siis nii-öelda frontline'i lõpetada, et saab värskelt minna vähem 10. Jah. rajal edasi. Ja Askol, no ütleme, pigem Asko tahtis seda putti, et siin ikkagi Urmas putib pördit ja Ville võttis pördi ja Meelis võtab ka pördi. Ja nüüd väga Ja hästi veel üks. tehtud. Ja ütleme nii, et siin see vahe natuke suureneb. Jah, väikene niisugune Ville on siin natuke koos Urmasega siit eest läinud Asko paari viskega taga ja aga noh, ütleme, et niisugused metsarajad, kõik võib juhtuda, vahed võivad kiiresti kokku sulada, nii et absoluutselt. Ja olemegi jõudnud Front 9-ga lõpule. Pange kindlasti kanalile subscribe ja like ja näeme taga 9-l. näeme.